Nii, tere tulemast. Tore, et oled jõudnud meil siin webinarile siis esimesed sammud rahatarkuse teel. Mina olen Erki ja muga koos on siis Kerli ja Merili, keda ma siis kohe siin aegamisi saan tutvustada ka. Jah, täna järgneva, ütleme, natukese aja jooksul siis räägime natuke finantsidest ja rahatarkusest. Nii et tore, et oled siia välja jõudnud. Ja mis teeb võib-olla selle koosluse tegelikult unikaalseks ühelt poolt kui mind ja Kerlit ja Merilit võtta, on see, et me kõik oleme korraldas ühte ägedat noorteprogrammi Changemakers, mida sa virtuaalmessil saad ka näha. Teiselt poolt, miks me täna hoopis rahatarkusest räägime, on see, et me oleme kõik aegamisi nüüd koos ka investeerimas. Meil on selline nagu mastermindi klubi, nii et täna on meil lihtsalt võimalus siis jagada läbi vestluse enda senist teed ja kuidas me siis lähtume mingitest otsustest. Aga teiste tutvustamise juurde, siis ma ütlen paar sõna, miks ma mõlemat inimest hindan, et Merili puhul on ka samamoodi meil korraldame Changemakersit ja mis ma Merili puhul enim hindan on see, et on alati selline väga hea inimeste inimene ja kuidas öelda, et tasa sõuad, kaugele jõuad, et vaikselt hakkab minema, aga mida rohkem aega juurde, seda tublimaks läheb ja paneb inimest enda hästi ümber tundma. Nii et tere, Merili. Erki. Kas sa saaksid ka võib-olla paar tutvustavat sõna enda kohta öelda, et ühelt poolt et mis sind inspireerib ja kus sa tuled või millega siis tegeled Changemakersi kõrvalt öelda, et siis meil vaatajad saavad sind natukene tundma õppida. No teeme nii. Mina siis tulen Tartust ja kui mind guugeldada, võib-olla oled juba kribanud, et uurida meie tausta välja, siis tuleb välja, et mina olen tegelikult päris mitme erineva asjaga tegelenud. Nimelt olen siis Changemakersi kõrvalt enne Changemakersit tegelikult tegelenud ühe heategevusprojektiga ja lisaks siis ka koolielus tegelikult alati aktiivselt kaasa löönud. Nii et meid on alati inspireerinud selline maailma muutmise mõte ja see on mind Changemakersisse toonud ja ka teistesse tegevustesse. Ja mis mind inspireerib, ongi maailma muutmine lühidalt kokkuvõttes tegelikult. Algus ja lõpp läks ilusti kokku. Nagu ideaalne slaidi esitus. ja siis teisena siin või kolmanda meiega koos on siis Kerli. Kerli puhul ju vist, mis ma enim hindan, ütleme, see on vist kombinatsioon emotsionaalsest ratsionaalsusest, et ühelt poolt Kerli on väga rahulik inimene, teiselt poolt, kui tal miskit läheb väga hästi, siis ta väljendab neid emotsioone väga avatult. See on see, mis teeb teda hästi ägedaks. Aga Kerli, sama küsimus siis sulle, et mis on see, mis sind inspireerib, kus sa tuled, mis sa teed siis lisaks Changemakersile? Ehk siis lisaks Changemakersile või ütleme nii, et kus üldse see Changemakers alguses sai, ongi see, et ettevõtlus on minuga juba alates 11. klassist kaasas käinud, ehk siis kogu õpilasfirmade maailm ning noorte mentordamine ja aitamine sinnapoole, et nad kõik oleksid ettevõtlikumad, on minu suureks südameasjaks ning samuti tegelikult on siis ühes IT-ettevõttes projekti juhina. Mis mind aga inspireerib, on see, et need inimesed minu ümber, ehk siis nii Changemakersis kui üldse igapäevaselt, keda ma näen kuskil tänaval kas või liikumas, sest lihtsalt see, kui see nagu need ideed, mis võivad täiesti tavaliselt inimesed tänavalt tulla, kus sa nagu märkad, et kuidas teda saaks aidata või kuidas tema teeb, hoopis aitab kedagi teist, et maailma paremaks. See on alati hästi põnev ning muudab ka enda elu selliseks päikseliseks ja säravaks. Emotsioonide sära tuleb uuesti ringiga välja. No väga hea. No aga siis me saame täna tutvustused meil tehtud. Ma ei teagi enda kohta, kui lisaks mainida, siis ma olen veel lisaks Changemakersile, ma olen Ameerikas käinud paar suve ka ja mind tegelikult väga inspireerib. Natukene väga sarnaselt võib öelda, mis nii Kerlit kui Merilit, et sellepärast paistab me koos ka tegutsema, et just see, et inimestes enda võimeid välja tuua või see, et kuidas ma näen, kuidas kõik annavad endast maksimumi ja pingutavad. Seetõttu mulle endale näiteks meeldib maratoni joosta, et see võimaldab hea eeskuju olla. Vot, aga omavahel oleme siis jällegi tuttavaks saanud. Vaatajate loodetavasti meiega ka nüüd tuttavaks saanud. Saame siis minna meie teema juurde, ehk siis kui me räägime rahatarkusest ja investeerimisest, siis natukene järgneva, ütleme, umbes 30 minuti jooksul. Et võib-olla siuke hea sissejuhatav küsimus meile kõigile, aga alustame siis näiteks Kerlist. Et mis oli sinu esimene
kokkupuude investeerimisega või kuidas, ütleme, kogu see säästmine ja rahatarkuse teema nagu sinuni üldse alguses jõudis? See jõudis tegelikult minuni juba gümnaasiumist ning mul oli üks hästi tore klassivend Mark, kes ühel hetkel hakkas hästi palju investeerimisraamatuid lugema. Ta oli mingi 10 tükki juba läbi lugenud igast erinevaid eesti, inglise keeles, mida iganes ta kätte sai. Ta koolis vahetundides ka ainult neid luges. Ja siis ta tegi oma esimese investeeringu ja ostis Tallinna Vee aktsiaid. Ja siis ta tegi alati nalja, et no nii, nüüd te peate kõik veed jooksma jätma, et mul ikka raha jookseks ka. Ja ilmselt sealt nagu kuidagi hakkas ka külge, et kui keegi sinu kõrval nagu kogu aeg loeb neid raamatuid ja räägib sellest investeerimisest, see tundub nii põnev maailm. Ning ühel hetkel siis pigem oligi see, et Erki, kui ma sinuga lähemalt tuttavaks sain ja kuidas sina sellesse maailma nagu sisenenud olid, siis see andis veel rohkem nagu indu juurde, et tegelikult igaüks võibki alustada väikeste summadega. Ja siis see nagu, kui inimesed juba minu ümber rohkem nagu rääkisid investeerimisest või tegid seda, siis see julgustas ka mind nii-öelda astuma seda esimest sammu ja see ei tundunud enam nii hirmus, et ma kaotan kõik oma raha nagu ei, vaid pigem see ongi nagu võimalus, et nagu ma annan endale tulevikuks mingi teise perspektiivi. Jah, tõsi, kui on need, kes hirme maandavad, siis on endal ka lihtsam tegutsema hakata. Ja. Aga kuidas sinu puhul, Meril, oli, kas nii-öelda rada oli siis sarnane või hoopis vastupidine? No mitte väga sarnane. Mu esimene mälestus rahaga või säästmisega seonduvalt tuleb, kui ma olin vist 8 või 9 aastane, ma arvan. Ma nägin, et minu tädi oli arvutis. Siis ma nägin, ta täitsa ühte nagu tabelit ja mõtlesin, et uurin natukene. Siis tuli välja, et tal oli seal palju numbreid ja lõpuks ma sain aru, et okei, see on vist tema nagu eelarve. Ja ma mõtlesin siis, et nagu, et kas ta, kuna ta sai kogu aeg, ta oli ka kuldmedalist ja vist cum laudega lõpetas ka. Ma mõtlesin, et see on lihtsalt, et kuna ta on nii korralik, et siis ta nagu teeb seda, et hoida korras. Ja siis ma nagu ise pigem muigasin, et okei, huvitav, sest ma ei olnud kunagi näinud kedagi teist nagu sellist asja tegemas. Ja lõpuks ma ise nagu selle pealt tulid minu esimesed sammud lihtsalt heade rahaharjumustega, et ma mingi hetk hakkasingi ise kirja panema. Kuskilt midagi ei olnud lugenud ega kuulnud selle kohta, aga mõtlesin, et kui tädi juba tegi, et miks mitte mina ei võiks ka seda teha. Et mult sai niimoodi alguse. Väga hea nagu alguse lugu vist. Teatud kirjanduses räägitakse, et meil ongi alati keegi inspiratsioon või mentor võib olema, kes meid nii-öelda toetab. Et paistab, et mõlema loost tuleb teise toetus väga nagu hästi välja. Kui ma mõtlen enda peale, siis mul ka mingil määral on nagu kombinatsioon mõlemast, et ühelt poolt mul vanemad olid need, kes ilusti alati märkmikusse panid kirja, et palju neil kuskile kulus. Ja oli siuke ümbrik ka, kuhu enda sääste nagu panna ja siis see nagu õpetas minule nagu seda nii-öelda säästmisharjumust, aga investeerimise jaoks need oli ka tarvis mõnda raamatut lugeda, kus teine toetas mind, et kuivõrd lihtne see nagu on. Siis saigi nagu sellega ka nagu pihta hakatud. Okei, aga kui võttagi, sa Kerli mainisid seda nii-öelda raamatute poolt, et Mark siis oli 3-4 raamatut, mis luges, aga mis siis olid need raamatud, mida tema luges ja mis siis on need raamatud, mida sa oled investeerimisalaselt näiteks lugenud? Minu meelest tema alustas ka selle nagu rikkaks saamise õpikuga, see, mis ikka tihti öeldakse, et loe esimesena läbi rikkaks saamise õpik, siis Roosaare oma, ning siis sa saad aru, millest siis kõik sinu ümber räägivad. Ehk siis ta nagu õpetab sulle need põhiharjumused selgeks. Aga mina tegelikult alustasin sellega, et ma lugesin hoopis Kristi Saare raamatut, et kuidas alustada investeerimisega. See oli hästi hea lihtne lugemine, sest see andis põhja nagu kõigeks. Ehk siis alates sellest, kuidas sa peaksid oma eelarvetabelit koostama või siis rääkis ka sellest, et mis on erinevad võimalused, kuhu investeerida, miks sa peaksid näiteks kinnisvara valima või aktsiad või kõik täiesti erinevad, et ta nagu hästi põhjalikult selgitas need lahti ning siis ma alles tegelikult asusin selle rikkaks saamise õpiku juurde, mis nagu kinnistab võib-olla neid teadmisi nagu rohkem. Aga mäletan hästi seda, et Margi suureks eeskujuks oli nagu Warren Buffett. See on ilmselt väga paljude investeerijate nagu siuke iidol nii-öelda, et ka mina tegelikult pigem nagu jälgin, olen tema eluloofilmi vaadanud ja niimoodi, et see nagu põnev jälgida kellegi teise elulugu, kes on juba edu saavutanud ning selle põhjal ilmselt siis tekitada endale seda kindlust, et ma võin ju ka tegelikult. Ja, et see on siis tehtav, et ei olegi siuke taevamanna, mis võib keeruline olla. Aga ennem, kui sa siis investeerimiseni jõudsid, mis sinu puhul need 3-4 sammu olid, et paistab, et üks oli kindlasti nagu raamatute lugemine, aga mis veel need eelnevad sammud siis just olid? Esimene asi, mis ma hakkasin üldse, siis ma veel ei mõelnud investeerimise peale, vaid oligi see, et ma panin lihtsalt iga kuu kirja, mille peale mulle kulub.
nagu tekkis see, et endal on ka ju põnev teada saada, et küll vaatad, et et nagu raha kulub, aga mille peale siis tegelikult kulub, kus nagu kulub. Ja siis ilmselt see teine samm ongi see, et nagu rääkida enda ümber olevate inimestega, sest siis on nagu kogunud nagu neid erinevaid teadmised, mis on kellegi teise nipid, kuidas teha. Näiteks siin samas Changemakersi seltskonnas me oleme ju väga uhkelt jaganud oma finantstabeleid, et kõik saaksid täiendada ja saate nagu teada, et kuidas on kõige parem jälgida. Ehk siis pigem nagu ongi see, et kui sa hakkad rääkima, mida sa teha tahad, siis sul on nagu palju lihtsam alustada. Ja, tõsi. Jah, jällegi paistab, et see toetuse aspekt nii-öelda jookseb läbi siit samamoodi nagu eelmisest aastasest. Ja aga Merili, mis sinu puhul siis olid ka need võib-olla 3-4 sammu enne investeerimist või mis need 3-4 esimest sammu olid? No kõigepealt tuligi ju märgata, eks ju, tädi tegemist. Ja siis sealt edasi tuli see, et ma tegelikult hakkasingi siis järjest kirja panema, et ma tegin näiteks, kus mul hakkas harjumus pihta, oli see, et ma hakkasin ise ettevõtlusega tegelema. Et minu esimene nii-öelda katsetus ehk võiks lugeda oli minu koolikohvik, mis ma tegin. Ja seal oli vaja kirja panna, et kui palju mul kulus kõikide materjalide peale, sest ma tegin seda sõbrannaga koos, et kuidas me ära jaotame need kulud. Ja siis tuli see tulupool ka, et okei, et tuleb kõigepealt ära katta need kulud ja siis tuli see kasum nii-öelda, mida tuli veel omakorda jagada. Et sealt hakkas nagu järjest pihta ja sellega seoses, et tuli mingi kasum, siis sealt tahtsin mina juba märkida ära, et okei, ma tahan nagu natuke kõrvale panna ja siis ma tahtsin kirja panna, et okei, et mida ma tegelikult investeerin selle ettevõtte sisse, ehk siis need koolikohviku sisse, et ma ostsin uued koogivormid näiteks, et sealt ma hakkasin nagu pihta, et jah, kõigepealt oli mina märkmiku peal ja siis mingi hetk mina läksin Exceli tabeli peale nagu üle, et oma kulust nagu trackida. Et see paistab siis olevat rohkem selline nii-öelda läbi tegemise tulnud tarkus just ka, et tekkis tulu, siis tuli mõelda, mis sellega pihta ka hakata, kuhu investeerida. Just nii, jah. Okei. Aga mis on olnud siis, kui Kerli jagas, et Mark oli see, kes luges raamatuid ja siis ta jõudis ise nii-öelda Kristi Saare ja Roosaare raamatuni, mis siis sinu enda puhul on olnud jah, need võib-olla esimesed raamatud, mis sa lugenud oled või õigemini need raamatud, mis sa investeerimise kohta lugenud oled? Ma arvan, mul tegelikult langeb suht samamoodi nagu Kerligi on langenud. Eks minu esimene raamat oli ka rikkaks saamise õpik. Ja siis tuli Kerli soovitusena, tuli kuidas alustada investeerimisega. Ja nüüd ma ootan oma järgmist raamatut. Ma olen tegelikult kõrvalt teised, kas internetist vahepeal uurinud või kuulanudki erinevaid inimesi rääkimast. Ma nii palju ei olegi raamatute peale nagu veel rõhku pannud, et see on minu järgmine samm. Okay. Aga kui Kerli tõi välja seda Warren Buffetti poolt, siis kes on mõni see inimene, keda sa nii-öelda jälginud oled? Võib vast öelda, et sind ennast. Sest minu jaoks on lihtsam tegelikult jälgida inimest, kes on minuga üpriski samal nagu tasandil. Et näiteks Kerliga on mul ka väga lihtne rääkida, sest palju raskem on vaadata Warren Buffetti peale. Okei, tal on aktsiad siin, aktsiad seal, et see ei anna mulle nagu nii palju, et pigem on hea võrrelda nagu oma sarnase inimesega. Jah, tõesti vist. Warren Buffetti tasemele paneme vist, kui me paneme ka enda 3 investeeringu kokku, vist ei jõua lähedale. See on põnev tegelikult läbi nende küsimuste kuulata, sest ma õpin nii-öelda enda raja kohta ka, kui palju see siis sarnaneb või erineb, sest paistab, et ma siis Meriliga ongi nada on nagu sinuga samamoodi, sest mina lugesin Kiyosaki raamatu kunagi põhikoolis läbi, kui mul vanemad selle näppu viskasid. Aga siis tuli pikk paus, vist 4, 5, 6 aastat, kus ma ei lugenud ühtegi raamatut. Siis jõudsin jälle Roosaare raamatuni ja siis nüüd näed, Kerli sinu soovitusel on see Kristi ka nagu läbi loetud. Ja ongi need kõik nagu läbi saanud. Ühelt poolt lihtsad raamatud, aga teiselt poolt vaata, kui palju nad nagu kasutavad pikas perspektiivis. Ja, okei, ehk siis me oleme natuke siin raamatute poole pealt rääkinud ja kuidas meil nii-öelda esimesed sammud, mis on nagu tulnud, aga kui me siiamaani võtta siis enda senist investeerimisprotsessi või kogu seda nagu kogemust kokku, siis mis on olnud võib-olla selline kõige üllatavam tulemus või kõige suurem õnnestumine tegelikult, mis selle aja jooksul on siis esinenud või olnud? Jah, kumb iganes soovib enne alustada. Ma võin nõustada.
Väga hea. Ma arvan, et minu kõige ägedam tulemus oli see, kui ma üldse alustasin sellega, et kõigepealt ma katsetasin lihtsalt 100 euroga ära, et saada selline kogemus sisse, et pigem mul olid sellised müüdid nagu takistasid mind enne investeerimisega tegelemist, et see on liiga riskantne või võtab liiga kaua aega. Kõige ägedam tulemus ilmselt oligi lihtsalt näha esimest 1 senti nagu kasumina investeerimisena. Et ma arvan, et see on kõige ägedam olnud, et teada, et tegelikult see ei ole nii hirmus midagi ja et saab küll hakkama põhimõtteliselt. Kas sul siis aitaski sellest hirmust just üle tulla see, et sa alustasid nagu väikse summaga või oli seal miskit veel? Ja ma arvan, et see oli väikse summaga alustamine, et see tagas mul selle kindluse justkui, et kui läheb kuntsu, et siis ei ole nagu hullu midagi. Ja ma ikkagi tegin enne eeltööd ka, et ilmselt see aitas ka juurde, et ma vaatasingi, et kust on nüüd see mõistlik alustada väikeste summadega ja mida nagu peaks tegema. Jah, see on vist hea põhitõde, mida võtta Roosaare raamatust ka kaasa, et pead olema valmis muidugi ka kaotama seda investeeringut. Ei ole ratsarikkaks saamist alati kahjuks. Ja, aga kuidas sinu puhul, Kerli? Ma arvan, kõige üllatavam oli see hasart, mis tekkis, et nagu kui esimesed mingi 200 eurot sai nagu ära pandud, siis tekkis kohe, et tahaks veel mõne aktsia osta, et nagu see on nii väike, see on tegelikult lihtsalt kirjutad numbrid sisse, vajutad nuppu, nagu see on kõik, aga see tunne, mis tekib, et nüüd ma kuulun ka sellesse uhkesse klassi, kus kõigil on aktsiad, vaata, siis see on nagu nii lahe tunne ja siis tekibki see, et ma paneks kohe kõik asjad, mis mul on nagu viimse sendini kohe ostaks. Ja ilmselt teine hetk, mis tekkis, oli see, et ma sain oma nagu esimesed dividendid, ehk siis ma juhuslikult ostsin oma esimesed 10 LHV aktsiat sellel hetkel, kui nad maksid dividendi, ja siis ma sain mingi euro või midagi. See oli nagu kõige nagu tõsiselt väike summa, nagu euro ilmselgelt ei ole just see, mille pärast keegi investeerima hakkaks. Aga see tunne, kui see laekub nagu sulle pangakontole selle eest, et sa tegelikult ei ole mitte midagi teinud, siis see tunne on lihtsalt väga lahe ja nagu saad aru, et see on mõnes mõttes nagu nii-öelda õige nupuvajutuse vähemalt teinud. Jah, tõsi. Tundub kindlasti, ütleme, tähenduslikum euro siis kui taaraautomaadis. Aga kas sul nii-öelda oli ka mingid hirme siis ennem, kui sa sellega pihta hakkasid või? Eks tegelikult hirm on siiani, et ikka sa ju mõtled, et ma olen ju oma raha nagu ära pannud kuskile ja mis siis juhtub, kui mul näiteks seda nüüd homme järsku vaja on, et mul ei ole siis enam seda summat. Et see hirm on minu meelest nagu loomulik, mis käib sellega kaasas. Aga võib-olla minu jaoks oli nagu hirmsam see, et aktsiad on nagu üks asi, mis nagu tundub võib-olla loogilisem, aga teine asi on see ühisrahastusplatvorm. Ehk siis, kui ma nagu Mintosesse oma esimese raha panin, kus siis nagu laenude nii-öelda tarbeks siis antakse enda raha, siis mul tekkis küll siuke tunne, et kas see on ikka nagu turvaline koht, et millegipärast nagu, kui sa teed nagu seda investeerimist läbi panga, siis tundub, et kõik on nagu hästi turvatud ja hästi nagu kõik on paigas. Et aga kui sa lähed mingi muusse keskkonda, siis kohe nagu tekivad hoopis teised hirmud juurde. Ja, ma sellest saan aru. Ma ise olen nüüd näiteks USA turu põhiselt hakanud katsetama ja siis hoopis uue halduri võtnud Interactive Brokersi näol. Siis seal ka algus selle süsteemi tundmaõppimine. Tegelikult on samamoodi ju lihtne süsteem, et sa vajutad nuppe, et sa valid, mis sa ostad, mis koguses sa ostad, mis hinnaga sa ostad ja siis sa nüüd annad oma tellimus edasi, aga võib olla väga hirmutav. Aga mis siis on nagu see, mis aitab sul nende hirmudega, ütleme, igapäevaselt nagu toime tulla? Ma arvan, et see on see, et kui nagu olles lugenud neid erinevaid raamatuid, siis nad tegelikult kõik räägivad nagu sarnast juttu, ehk siis kinnitavad neid teadmisi ja selles mõttes ongi pigem see, et kui keegi ees on juba teinud need sammud ära ja näha on, et nagu just kui me mõtleme nagu pikas perspektiivis, nagu me räägime seal 10 aastast või niimoodi, et ta lõpuks ikkagi jääb plussi, siis see nagu tekitab seda kindlustunnet, et okei, ja täna ma vaatan, et mul on nagu aktsiad miinuses, aga ma pean alati mõtlema selle pika perspektiivi peale. Et nagu ei tasu nagu nii-öelda pettuda selles, et täna on halvasti, et selles mõttes 5 aasta pärast võib olla nii hästi, et sa ei peagi enam tööl käima. Tuleb lihtsalt nende pihta hakata. Aga siit on hea minna tegelikult kohe teise poole peale, et kui need olid siis, ütleme, mis on kõige ägedam elamus, on see hasart olnud või just see, et see esimene dividend. Aga mis siis on olnud võib-olla selline kõige suurem ütleme, eksimus või läbikukkumine või jah, miski, mis on, ütleme, nii-öelda nihu nagu läinud?
ei ole veel nii palju ostnud, et mul nagu väga nii halvasti oleks läinud, aga võib-olla siis nagu lähme selle juurde, et nagu kuidas seda nagu alustama peaks. Ehk siis, kui kõik soovitavad, et sul peaks olema nagu eraldi konto selleks, et sa investeerid, siis sul on nagu hea neid asju jälgida, need on kõik ühe konto peal. Siis minu esimene kõige suurem eksimus oli see, et ma läksin siis uhkeldama aktsiaid ostma ja ma ostsin need oma tavakontoga. Ehk siis alles siis ma sain nagu aru, et ma peaksin tegema nagu eraldi konto, mille nimi nüüd ongi siis Kerli investeerib. Ja selle all on siis nagu edaspidi kõik aktsiad, aga need esimesed 10 aktsiad tripuvad nüüd mu tavalise konto küljes, mis tegelikult nagu minu jaoks ei ole üldse nagu hea vaadata, sest nagu nad võiksid kõik koos olla ja väga häirib. Ehk siis nagu hoopis siukse nagu mõnes mõttes nagu väga algaja eksimus, ütleks niimoodi. No, ega need tulebki ära teha, ega muud poodi ju selgeks ei saa. Ja, aga kuidas sinu puhul, Merilin? Mul ei ole ka ühtegi suurt nagu kaotust või kukkumist olnud. Võib-olla ainult kõige suurim kaotus on see, et ei ole nii palju siis ära, et ei ole ikkagi suutnud veel varem alustada. Et igaüks, kes vaatab, ma soovitan kohe alustada, kui sa veel ei ole alustanud. Sest nagu investeerimisega öeldakse, siis aeg on suurim sõber ja kahjuks on aega, et see võiks olla see suurim kukkumine, et ei ole ajast nii hästi nagu siis kasu võtnud, kui oleks võinud võtta. Et kahjuks jõudis see mõistmine mulle hiljem, et kuna kedagi varem ei olnud investeerimist kõrval, siis mul ei tulnud ka mõttesse või ei suutnud nendest müütidest või hirmudest üle olla, et minna investeerimismaastikule. Ja ma ei saanudki aru ka tegelikult, mis kasu sellest üldse on. Ja, see on põnev. Väga Meriliga, et siis pigem nagu alustage kohe nagu täna. Vahet ei ole, kui väike see summa on, lihtsalt tehke esimese sammu ära ja see nagu hirm läheb ka kohe väiksemaks. Võib-olla ma küsiks hoopis Erki sinult tegelikult, sest sa oled meist kõige kauem nagu investeerinud. Mis see sinu suurim eksimus on? See on hea küsimus, sest kui ma ise seda küsin, siis ma nagu mõtlesin ka, et näed, et mis ma nagu tooksin välja selle puhul. No mingil määral suurim eksimus. Sama ühelt poolt on kindlasti see on see ajaline faktor, sest kui ma alles natukene aega vaatasin tagasi, et millal ma siis nagu hakkasin investeerima, et jah, ma olin mingitesse hoiustesse pannud, kui ma olin juba gümnaasiumis, aga neid ma hoidsin 2 aastat ja oligi kõik, ma vist teenisin 3 krooni või 3 eurot vahet, ehk siis ei olnud nagu midagi seal väga. Ja siis korra, kas ta oli 2014 ja 15, ma ostsin ka Tallinna Vee aktsiaid, vaatasin, hinnad ei muutunud, müüsin samamoodi maha kõik, ei teinud nagu mitte midagi. Ja siis ühel hetkel, 2017, kui ma siis olin 23, oli see, kus ma siis tegin esimese ostu ja siis nüüd on justkui see, et ei ole tagasi vaatanud, on ainult nagu edasi ostnud. Et samamoodi ma ei mäleta, kas see on Roosaare raamatus oli see suur tabel või ma olen näinud ühte nagu seda hästi pikka tabelit, kus on niimoodi, et see vahe, kas sa alustad vist 21 versus 31, et kui palju see nii-öelda liitintress aegamisi nagu muudab, et vist 21 alustades paned 10 aastat 1000 eurot või 3000 eurot oli seal ja siis ikkagist 65 aastaselt see vahe on, ma ei tea, 1,5 või 2 korda nagu selle kasuks, kes alustas varem, see, kes hiljem alustab, mis sest, et ta paneb 30 aastat järjest raha, siis endiselt on nagu maas. Et täpselt nagu see ka ajaline aspekt, aga ühelt poolt see on justkui nagu eksimus, teiselt poolt, kuna kahjuks tulevikust minevikku minna ei saa, sellepärast nagu ei ole mõtet väga abistada ka, sest ta on lihtsalt nii. Kui teise poole pealt võttes võiks öelda, koroona justkui, sest see viib asju nagu miinusesse, aga samal ajal on nagu hästi ajutatud, ehk siis ei ole seda nagu muret ka. Vahepeal on see hirm on, et ei olegi mingit suurt eksimust teinud, et kas ma siis nüüd teen midagi valesti, et ei ole nagu pekki läinud väga palju. Et ei tea, võib-olla on nagu eksimused ees, võib-olla ongi suutnud juba piisavalt nagu hajutada, et eks aeg on parim vastaja, et kui 10 aasta pärast seda webinari uuesti teeme, siis võib-olla peame seda uuesti küsima vaatuse endid ja siis me näeme, et mis siis tegelikult toimunud on. Et täna paneme rohkem kohvi paksu pealt. Aga kui ütleme, et me rääkisime nüüd natuke sest meie suurimast õnnestumisest ja nii-öelda läbikukkumisest, aga kui võtta kogu seda nagu investeerimise temaatikat kokku, mis on võib-olla kõige olulisem mõte või põhimõte või idee, millest te nagu lähtute enda otsuste tegemisel? Kerli, ma lasen sul nüüd vastata esimesena. Okei.
minu meelest nagu, kuna tihti küsitakse ja ma ise olen ka seda alguses hästi palju nagu mõelnud, et kellesse sa siis nagu investeerid või kuidas sa siis nagu valid neid ettevõtteid ja mina ei ole ka sellist tüüpi, kes hullult tahaks neid kõiki majandusaasta aruandeid läbi uurida ja selle põhjal nagu suurt analüüsi teha ja siis panna sinna nii-öelda mingi tunde alla, et siis seda väikest nii-öelda investeeringut teha. Et pigem nagu võtta siis selle järgi, et mida sa nagu ise usud ja mida sa nagu kasutad. Et siis mina olen selle järgi ka oma esimesed sammud teinud ja minu meelest see on nagu väga oluline punkt, et kui sa nagu, et ära nagu kardagi seda, et sa nagu pead investeerimisse nagu tohutult aega alla panema. Ei pea, kui sa teed seda nagu oma südame järgi nii-öelda ja kui sa teed seda pikaajaliselt, siis selles suhtes, kui sa investeerid nendesse nii-öelda ettevõtetesse, mida sa tarbid, millesse sa usud, mis sulle meeldivad, siis suure tõenäosusega sa nagu ikkagi jääd plussi olenemata sellest, et võib-olla ta on väiksem või tal on vahepeal nii-öelda alla kukkumised samamoodi. Joo. Mulle meeldib väga üks Warren Buffetti põhimõte, mis sellega vist hästi haakub, et ta toob, kuidas ta on farmi ostmise analoog, et kui sa ostad mingit aktsiat, et kui farmer ostab farmi, siis ta ei osta seda nii-öelda päevaks, kuivõrd ta ostab seda terveks eluks. Et ettevõtte puhul tasub nagu samamoodi mõelda, et sa just kui ostad farmi, et ta ei ole nii-öelda ostmine kauplemine, mida muidugi ka nagu tehakse, aga kui pikaajaliselt vaadata, siis ostad pigem farme, kuivõrd nisu tükki, mille ära sööd ja siis pead uuesti ostma. Aga Merili, sinu puhul, mis sul selline kandev mõte või idee on? Tundub, et su heli kadus ära. Nüüd on olemas. Et ma just tahtsin samadest asjadest enam-vähem nagu Kerli, et mida ma olen mõelnud, et kui ma olen nüüd alustanud, et ma ikkagi olen tahtnud üpriski, ma pigem ei ole nii riskijatisse investor, siis mina olen jälginud, et ma võtaks neid firmasid, kes on stabiilsed. Ehk siis näiteks ongi Tallinna Vesi, kes ei lähe suure tõenäosusega kohe pankrotti või tuleks mingit suurt nagu jama sealt või näiteks kaubamaja, kes on ka pigem usaldusväärne. Ma olen pigem selliseid esialgu turvalisemaid valikuid läinud, et ma lähen samm-sammu haavalt justkui edasi. Et kui ma nüüd olen need kogemused ära saanud ja on kindlam, siis ma just võtan juba järgmise sammu ja teen edasi. Et samamoodi alustasin Mintuses 100 euroga, et ära nagu aru saada, et kuidas see keskkond üldse toimib. Ja siis ma läksin alles suuremate summadega peale. Et pigem mulle meeldib niimoodi jupp-juppi haaval minna ja mõista üldse, mis toimub. Et see on nagu minu põhimõte. Okay. Nagu võistlasel omale, et 7 korda mõõda ja 1 kord lõika. Jah. Aga kui võtta selle poole pealt tegelikult kinni, siis kui palju näiteks sul nädalas või kuus aega kulub üldse investeerimisega seonduvatele tegevustele? See on suht väike. Ma arvaks, et kui võtta nädalapõhiselt keskmiselt, siis ma kirjutan kulust ja tulust kirja ja aeg-ajalt vaatan mingid numbrid, aga nagu ma võtan lugemisega, siis ma tund äkki isegi tuleb. Et ma ei hoia ennast üldse liiga palju kursis. Et ma olen endale prioriteediks ka võtnud, et ma ei taha ka kogu enda aega sinna sisse pinna. Pigem nagu vähem. Kas see tunnikane oli siis koos lugemisega või ilma lugemiseta? Koos lugemisega. Okei, koos lugemisega. Nii et enda täiendav harimine. Ja Kerli, sinu puhul? Ma arvan ka, et teed sinna kuskil tunni 2 nagu peale. Et selles suhtes mina olen endale nagu eesmärgiks võtnud, et ma iga kuu kindlasti siis nii-öelda midagi nagu ostan või kuskile keskkonda siis nagu raha juurde panen. Näiteks Mintusesse üritan iga kuu vähemalt 100 eurot sinna panna. Ehk siis see on nagu lihtsam, aga võib-olla kui ma nagu aktsiaid valin, siis see nagu võtabki nagu natuke kauem aega, et mõelda, et millist aktsiat võiks siis nüüd kas juurde osta või nagu kuidas vaadata. Et kuskil tund 2, ma arvan, oleks täitsa mõistlik. Okay. Võttes siit aja aspektist ka kinni, mis siis on mingid tööriistad, mis te kasutate ka siis investeerimise heaks nagu, et kas tulu-kulude kirjapanemist on juba aru saanud, et seda nii-öelda nagu toimub, mis on nagu veel mingid tööriistad või keskkonnad või läbi mille kõik see investeerimine toimub? No minul on siis 2 kohta, mille kaudu mina investeerin. Üks ongi Balti turg ja teine on Mintos. Rohkema peale mina hetkel ei ole läinud. Okei. Kerli, sinu puhul?
minul on samad, nagu üks on mul nüüd juurde tulnud, on Funderbeam, kus siis nagu nii-öelda ettevõtted ise nii-öelda otsivad rahastust, ehk siis selle keskkonnaga ma alles tutvun ja siis, kui ma nüüd selgeks saan, kuidas seal nuppe vajutada, siis on plaanis ka seal oma esimesed investeeringud teha. Okei, Funderbeam Mintos on siit peamiselt ja siis Kerli investeerib konto pagas. Okei. Kui hakata siis natukene nii-öelda otsasid kokku tõmbama, siis 2 võib-olla viimast küsimust jäänud, et üks on siis see, et kus siis nii-öelda lisaks raamatutele veel nii-öelda tarkust omandada või paistab, et natuke sa Merili mainisid juba, et sa loed lisaks raamatutele, aga keda, mida, kust, et ütleme, kui järgmine inimene soovib samamoodi nagu alustada, et mida ta võiks lugema hakata või harima hakata ennast, kust ütlemas? Ma soovitaksin mõned usaldusväärsed siis blogid ette võtta näiteks, et on Jaak Roosaare teeb oma blogi, Kristi Saare teeb oma blogi ja neid on tohutult palju, et sealt alustada. Lisaks näiteks on ka Swedbankal on omad soovitused, LHV-l on oma uudiskiri, kus leiab kindlasti häid nagu infot, mida saab kindlasti usaldada, et selle peale minna. Ja lisaks on ka podcastid, mida on nagu hea, meil on hea lihtsalt vahepeal kuulama jääda, saab jälle midagi natukene juurde, et need on minu punktid, kus ma veel juurde ammutan ja muidugi lihtsalt tegelikult ka õigete ainete võtmine ülikoolis näiteks. Et mina olen ka sealt võtnud endale juurde, et sealt tuleb palju infot ka finantside ja investeerimise kohta. Ja sinu puhul, Kerli? Ma arvan, et ma lisaks siia Merili nimekirja veel äkki webinarid, et näiteks samamoodi kui sa oled ka kuskil mõne panga nii-öelda uudiskirjas, näiteks me oleme leidnud LHV neid webinare, et nagu jälgi pigem nagu et mis nagu toimub ning kui võimalust on, siis ma usun, et investeerimisfestival on ka nagu väga hea koht, kus alustada just selles mõttes, et luua seda võrgustikku enda ümber, kes on juba midagi teinud, kes loovad nagu sinu jaoks kindlust. Et mida rohkem nagu räägid sellest asjast, seda rohkem tahad tegema hakata, seda rohkem sa astud selle esimese sammu ja ka sellest järgmise sammu. Tõsi, kui korra ratas juba liikuma läheb, siis hoog pigem kasvab kui kahaneb. Ma pean ütlema, päris nagu head kohad tõite välja, sest kui ma mõtlen nagu enda peale, ma ei oskagi väga palju nagu lisada, sest ma samamoodi ma loen Roosaare, Müüre ja Saare blogisid. Kuigi hästi põnev on, et kas see leht on rahatarkus või rahakuru või midagi, et Eestis on neid blogisid on tohutult, vist mingi 30, 40, 50 tükki erinevalt. Kõik kirjutavad investeerimisest, nii et selles mõttes ongi lugemist on väga-väga palju. Okei, aga kui me võtame nii-öelda meie viimase küsimuse, siis mis on siis järgmine samm või järgmised sammud, mis siis investeerimise valdkonnas plaanis? Mina sain Changemakersi uut lauamängu mängides lubaduse, et ma pean nüüd järgneva nädala jooksul 200 eurot ära investeerima. Nii et järgmised eurod lähevad ja tegelikult mul juba ootabki aktsiatega, kas oli aktsiatega rikas saamine, äkki oli ka Jaak Roosaare raamat, et see on mul järgmisena nii-öelda raamatu nimekirjas pärast seda ühte raamatut, mis ma nüüd lõpetama saan. Selge, ehk siis järgmine investeering ja järgmine koht, kus siis tarkust omandada. Ja sinu puhul, Kerli? Mina olen siis võtnud eesmärgiks, et kui mul nüüd esimesed aktsiad on ostetud, siis ma tahan nagu kasvatada siis nendes samades ettevõtetes nii-öelda seda aktsiate suurust. Ehk siis, et järgmised investeeringud, et iga kuu, kui ma panen 50% oma nii-öelda sissetulekust kõrvale, siis need ma investeerin siis nendesse ettevõtetesse, mis mul juba olemas on. Ning järgmise raamatuna, mul ei ole midagi uut lisada, lähen Meriliga sama rada, siis aktsiatega rikkaks saamine ootab ees. Ning ja siis see kolmas asi on see, et ma teen endale Funderbeami selle keskkonna selgeks ja teen seal oma esimesed investeeringud. See just tuleb siia ilusti algusesse tagasi, et siis saab enda hirmudest nii-öelda üle või et kui teab, kus need õiged nupud asetsevad, siis see on väga lihtsam. Need on head mõtted. Mul jällegist väga tugevat ühtevi, et kui me siin lõpetame, siis ma paari tunni pärast teen oma järgmise aktsiate ostu nii-öelda ära ja siis paari nädala pärast jälle hoida nii-öelda head regulaarsust. Vist eesmärk ei ole mitte palju investeerida, vaid olla investeeriv inimene. Aga selline oli meie pool tundi
35 minutit umbes siis Kerli ja Meriliga, kes me kõik siin ole oma tee nii-öelda alguses erinevatel astmetel, et kui meie tausta veel avada, siis vist võib öelda, et me kõik läheme vahemikku, et me oleme, kes on investeerinud nii-öelda kuni 5000, kes on investeerinud natukene nii-öelda rohkem 5-kohaliseid numbreid, aga meie kõigi staaž on siis kuskil, mis ta on, aasta kuni 3 vahel põhimõtteliselt. Nii et see on see, et kui alustada investeerimisega, siis ju vist mingil määral me oleme nagu isegi head benchmarkid, kelle pealt saab näha, millised need esimesed sammud võivad olla. Aga selline meie aeg siin oli, igatahes aitäh sulle, Merili. Aitäh. Ja aitäh sulle, Kerli, tulemast ka ja mis siis muud, eks me näeme juba järgmistes kohtades uuesti, aga webinari vahendusel, et siis paistab ju vist kunagi jälle. Aga selline oli webinar siis Changemakersi korraldajate poolt ja head siis virtuaalmessi, kui te ka sinna jõuate. Olge tublid.